Ma asun praegu vanalinnas ühes kõige kurikuulsamas keldris, just Pagari tänava kunagises eeluurimisvanglas, kus Nõukogude okupatsioonivõim Eesti inimesi mõrvas ja piinas. Aga praegu on siin hoopiski uus püsinäitus üleval, nii et olete lahkesti siia vangikongidesse kõik oodatud. Ja mida me siin eksponeerime, kõige otsesemalt tegelikult neid konge ise, et tõesti see ajaloo need kihid siin on sedavõrd tugevalt olemas, et see ongi põhiline, mida me siin tegelikult näitame, aga sellega loomulikult toome siin juures välja ka nende inimeste lugusid, keda siin hoiti ja ka nende inimeste lugusid, kes siin neid kuritegusid toime panid. Et see on ka Vabamu suurem selline suund ajaloost rääkimises, et mitte nii väga rääkida, ütleme, numbritest, aastaarvudest, kuivõrd just sellistest nagu isiklikest ja puudutavatest lugudest. Lühisissevaade koos ajaloolase Jaak Juskega näitusesse Luku taga lood KGB ja Eesti on vaid osake kõigest sellest, mis teid Pagari tänaval ootab. No selle taga on siin kartser, et see nii-öelda siis karistuskamber, ega kogu selle siis vangikongide eesmärk oli ju väga väiksele alale suruda kokku väga palju inimesi. See oli eeluurimisvangla, hoida neid sellistes ebainimlikes tingimustes, inimesed murda, et nad oleks valmis allkirja andma üles tunnistustele, neid tegelikult piinata, mis on minu arust kõige karmim selle kõige juures, et see NKVD või hilisema KGB terrorilugu pole mitte lihtsalt peatükk ajalooõpikus, vaid pärast seda, kui algas taas Euroopas suur sõda Ukrainas. Need teemad on taas väga aktuaalsed, seesama kurjuse võim tegutseb edasi. Valgevenes on täna KGB. Issakene, ma pean tunnistama, et ma vaevu mahtusin siia ära ja nii paks ma nüüd ka ei ole. Et mis selle kapi eesmärk on? Kapp, mida on kutsunud siinsed vangid ka pinaliks. See on näide sellest terrorist, mida siinsete kinnipeetavate kallal siis Nõukogude võim tegi. Ehk veel kord ebainimlikes tingimustes väga kitsal alal, kus õieti isegi istuda ei saa, panna inimene, tundideks tegelikult seisma, et ta jällegi murda. Üks väike näide ka kongist, et kui palju neid inimesi siis siia võis nüüd ühte kokku siis panna? Ega need kõige jubedamad aastad jäävadki siis teine maailmasõda ja Stalini aastad, kus tõesti väga väiksel alal oli kokku surutud võib-olla kümned inimesed, nagu näha, pidi magama selliste kõvade naride peal, tihti lastud inimestel öösel magada, veel kord kogu aeg pandi sind proovile, eesmärk oli sind murda, ajaloo muudavad elavaks inimeste mälestused, tõesti need elavad lood, siin samas taustal räägib inimene, kes on siin olnud, keda on siin piinatud, kes on suutnud siin ellu jääda, ja sarnaseid lugusid, mida Nõukogude võim tegi Eesti Vabariigi kodanikega, kuidas neid represseeriti, on siin terve rida. Ja ma arvan, need just inimeste enda mälestused, enda lood äratavad selle loo üles ja võib-olla teevad meile paremini ka täna mõistetavaks, kes me oleme saanud elada vabas Eestis, kus pole sõda.